Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 78. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnus hoobis. Täna me hakkame juttu tegema ühe ansambli tegemistest, kes viimasel ajal on hästi palju pildis. Just alles justkui tulid ja kogu aeg on pildis. Aga täpsemalt siis kellega tegemist on ja kus kohast nad oma nime said. Kohe hakkangi uurima. Tere tulemast, Fredi Schmidt. Ja tervist minu poolt ka. No kui keegi paneb enda kollektiivi nimeks Supervaikne, siis minul tuleb esimene mõte pähe, et kas see on nagu super smooth või super heavy. Mis ta tegelikult on? Pigem on see ka rock n roll ikka, et aga see nimi tuli, kui ma käisin oma sõbral Haapsalus külas, siis käisime väljas, oli talvine aeg ja siis oli väga vaikne seal. Ja siis ma ütlesin, et Supervaikne on siin ja siis ta ütles, et peaksid selle endale järgmise bändi või millegi nimeks panema. Ja siis ma panin, olen seda siiamaani kasutanud, et ja see on selles mõttes väga tore nimi, et sellega saab mängida nii laulunimedega kui asjadega, et saab näiteks see sama Supervaikne päikese käes, et see justkui nagu läheb kokku. Või Supervaikne juhe oli kunagi üks lugu, mis ma tegin, et see on ka selline loominguline tasand. Supervaikne juhe. Juhe. Ma pean küsima, millest see laul rääkis? See rääkis sellest, et kuidas kirjutada laulu siis, kui see nii-öelda kirjutaja blokk või writer's block tekib. Okay. Millest mul on juhe koos ja siis ma hakkasin sealt minema. Ja järsku oli lugu olemas. Seda mängiti, kus selles ka raidutes üsna kenasti, et selles mõttes jah. Aga see oli üle pika ja esimene lugu, mis ma kirjutasin tol hetkel, kus oli siis nagu sõnad ja vokaal, et tegin üsna pikka aega sellist filmimuusikalaadset ja instrumentaalmuusikat. Aga jah, praegu on selle bändiga on täitsa uus materjal üldiselt. Kuidas Supervaikne siis sündis? Selles mõttes kunas ta sündis? Ma umbes aastaga tagasi hakkasin neid laule salvestama ja kirjutama ja siis suve jooksul mul õnnestus nii palju neid kokku panna, et ma sain Roomet Mägarile ansamblist Boondocks saata, et kuna ma ei ole siin Pärnus väga kaua elanud, et kas ta teab inimesi, kellega siin saaks bändi teha võib-olla ja siis ta pakkus kohe iseennast välja muidugi, mis on väga tore ja siis ta leidis igasugused inimesed, kellega koos teha, kellel pakub huvi selline muusika ja siiamaani tundub, et kõigil on see hurraa väga suur, et selle üle mul on ainult hea meel. Et sina oled siis Supervaikse, ütleme, loominguline isa põhimõtteliselt? Hetkel pigem küll jah, kuigi ma loodan, et võib-olla tulevikus saavad teised ka oma käevalgeks kuidagi, kas siis loominguliselt või praegusel hetkel see plaat, mida me salvestame, on suuresti põhimõtteliselt mina nagu lihtsalt. Ja ma ise miksin ka seda, mis on, kuna me ei ole nagu väga professionaalne miksija veel, siis on väga suur ettevõtmine, et usun, et pean vastu, et saan hakkama. No mina ei tea üldse, mis see miksimine tähendab, et mis see tähendab? See tähendab, et sul on seal muusikaprogrammis kõik need erinevad rajad, nagu basskitarr, kitarr, laulud, mis iganes. Ja siis sa leiad nendele igale sellele partiile õige soundi, õige kaja, õige, ma ei tea, selles vasakus paremas kanalis õige koha, kus ta peaks asuma. Ja siis üldine tasakaal, kuidas, mis kompressoreid kasutada, see on korralik kosmos, et tänapäeva arvutimaailmas seal on ka võimalused on lõputud, et seal peab kuidagi väga konkreetselt hakkama saama. Okay. Aga kui sa seda ise teed, kui kaua sul siis see aega võtab? See päikese käes, mis praegu välja tuli, ma arvan, et mul on sinna mitu nädalat läinud niimoodi hommikust õhtuni istumist, et nii salvestamine kui kirjutamine, kui võib-olla ma salvestasin mingid partiisi üle ka, et vaatasin, et okei, et see ei ole päris see veel. Ja see kõik see produtseerimine, arranžeerimine, miksimine. Õnneks lõpuks selle masteri viimane samm nüüd muusika teemises tegi Lauri Liivak meile, et mille üle mul on ka hea meel. See kõlab väga hästi ja bändikaast jäid väga rahule. Kui sa nagu teed mingit projekti nii mitu nädalat, ütleme nagu projekt on ju laulprojekt, et kas lõpuks ei teki seda tunnet, et issand, et ma olen juba nii ära kuulanud, et juba nagu kõriauguni on? Ja selle päikse käes looga oligi see, et ma miksisin seda umbes nädal aega järjest ja see oli hommikust õhtuni põhimõtteliselt, et ajukeemia ja ma ei tea, mis asjad panevad ikka üsna tagurpidi saltosi selleks hetkeks, kui sa lõpuks selle valmis saad, et siis ma tegin väikse pausiga sellest loost, et ma võib-olla mingi nädal aega ei kuulanud põhimõtteliselt üldse seda, et ja ka praegu on jälle värske kuulata ja et selles mõttes on hästi küll, et et ma olen selle niimoodi ette võtnud, et lihtsalt niisugune asi on juhtunud, et tihtipeale, kui ma annan oma loomingu teistele inimestele miksida, siis nad ei saa sellega kuidagi päris hakkama, nad ei tea täpselt, kuidas. Et ma olen natuke selline perfektsionist ka, ajan mingisugust, ma ei tea mida taga, et
et siis tuleb ise see kõik ette võtta, et loodan, et ma saan hakkama. Aga see lugu Päikese käes, millest ta siis räägib? No see tundub kuidagi esimesel tasandil nagu väga siuke pärnulik päike ja mingis mõttes ta ongi niimoodi lihtsalt kirjutatud, aga samas ma kirjutan väga mitmemõtteliselt viimasel ajal, et see on nii iseendale kui ka teistele lauldud, et nagu, et elada on tore, päikese käes on väga tore olla. See algab sõnadega, et ma tahaks lennata kõrgele kaugele, see justkui kõlab, võiks kõlada nagu ma tahaks saada rikkaks ja kuulsaks ja ma ei tea milleks, aga see tegelikult on sellest, et ma aastaga tagasi olin väga halvas kohas oma eluga. Ja siis hingi ihaldas mida iganes muud kui see, mis tol hetkel oli, et aga siis ma hakkasin suuresti tööd tegema ja trennis käima ja muusikat tegema ja praegu käin koolis uuesti. Ja olen jõudnud palju paremasse kohta küll kindlasti, et aga ma arvan, et see räägib armastusest kindlasti see lugu, et sa arvad? Ma arvan küll, jah. Ma olen aru saanud, et armastus tihti panebki mingisugused rattad käima. Yeah. See võib ka nagu see, mitte nagu üldse mingi romantiline armastus olla, vaid nagu universaalne armastus nii-öelda. Pigem ma üritangi universaalselt kirjutada, et ja see on ka armastuslaul ise endale võib-olla, et kui ma olin kuskil ära kadunud, et kuhu sa jääd, Fredi, et tule tagasi, et me vajame sind. Aga kuhu sa kadusid siis, kui seda võib puudutada? Lihtsalt oli perekondlikel tasanditel oli üsna veider aeg ja ma väga pikalt sinna tahaks laskuda, aga ei olnud jah kõige lihtsam aeg, et. Aga mulle meeldib see mõte, et head kriisi ei saa raisku lasta ja sa oled ilme näide sellest. Jaa, ma olen selle peale ka mõelnud, et võtsin midagi väga halba ja tegin sellest midagi head, et see on väga üllas minu arust, et rohkem optimismi ja elu tahet ja elu, ma ei tea, isu, et. Aga kuidas sa praegu siis hoiad enda, võib öelda küll vaimset tervist siis, eks ju, ütled, et käid trennis ja uuesti leidsid üles ennast, käid koolis on ju, et kas see on siis selline iga päev kindel rutiin või mismoodi sul see siis nagu välja näeb? Pigem küll ja üritan igasugusest tarvitamisest nagu hoiduda, et ja liigutada ennast võimalikult palju ja kindlatel kellaaegadel magada võib-olla ja süüa kuidagi tervislikult. Selles mõttes ega ma täielik pühak ei ole, aga ma püüan. Aga ma mõtlen nüüd nagu bändi elus nagu proovid kindlatel aegadel magada ja nii edasi, et nagu on see üldse reaalne või? Praegusel hetkel küll jah, et selles mõttes ma ei tea, mis siin saama hakkab varsti, et võib-olla on rohkem sellist öösel üleval olemist, aga ma arvan, et see ei ole midagi sellist, mida ma olen siin läbi kogenud võib-olla Tartu aastatel või et nendel aastatel, kui ma elasin Tartus, et seal oli sellist elu põletamist oli liiga palju, et praegu on pigem rahulik. Mina mõtlesin, Tartu on siuke pigem rahulik oma kulgemisega, aga võta näpust, mis ma siin nüüd kõike kuulma pean. Jaa, tegelikult oligi väga rahulik. Ma hakkasin 2017 aastal seal oma stuudiot pidama ja paar esimest aastat oligi väga loominguline ja kõik oli väga tore, aga siis kui koroona kukkus, siis pandi kõik baarid kinni ja inimesed hakkasid mul stuudios käima nagu, et see muutus ka nagu baariks mingis mõttes ja siis asi kulmineerus kuidagi mitte kõige paremas suunas, et lõpuks ma põgenesin sealt siia Pärnusse, et. Aga mul on hea meel, et sa ära põgenesid. Mulle väga meeldis siin Pärnus. Kaua sa oled Pärnus nüüd siis olnud juba? Umbes 3 aastat saab vist nüüd septembris. Parasjagu. Siiamaani ei ole Siiber saanud, et väga tore on. Ja kuidas Pärnu sind vastu võtnud on? Miks ma seda küsin, on see, et mul on üks koolivend, kes just rääkis, et tal on ka plaan Tartust Pärnusse kolida. Ja ütles, et kuidagi nagu on keeruline jalga ukse vahele saada nii-öelda. Et kuidas sind Pärnu vastu võtnud on? Pigem väga hästi, et on väga erinevad inimesed, kes on tuttavaks saanud ja mind on üllatanud, et siin on sellist alternatiivseltskondaga üsna palju, et täitsa nagu olemas. Võib-olla mitte nii palju kui Tartus või kuskil, aga täitsa omad joped on kohal, et jah, olen väga üllatunud austalas, et väga meeldib siin. Et Pärnu niimoodi suutis üllatada, see on ju väga äge. Pigem küll, linn on ise ka väga ilus muidugi, et ilus loodus ja meri ja mind kutsunud pikka aega, et seal sisemaal oli midagi nagu puudu, et. Aga super vaikne, kes teil kõik koos on siis? Ja Roomet Mägar mängib meil see gitarri, ta on tegelikult selle ansambli nagu võiks öelda, et vedur. Et bassi ja ma üritan loominguliselt nii palju kasulik olla kui võimalik. Roomet Mägar on siis Boondocksi bändis ka näiteks ja Hendrik Tamberg on ka sealt bändist. Peaaegu pool seda bändi on mul siia kuidagi sattunud, et väga toredad inimesed. Hendrik Tamberg mängib siis ka gitarri ja laulab. Ja Risto Randla mängib bassgitarri,
ta on näiteks Rainer Ildi bändis osa võtnud, ma ei tea, äkki võtab siiamaani isegi, väga võimalik. Ja Jakob Koppel, kes on tegelikult siit kandist pärit, et võiks öelda küll, et meil tegelikult on selline Pärnu bänd, et see oli eesmärk omaette, et saaks siin kohapeal seda asja ajada ja Pärnu kultuuri kuidagi arendada, et ma olingi natuke üllatunud, kui Romet kirjutas mulle ansamblist Supervaik, mõtlesin, mis asja, mis mul nagu sassi läinud on. Aga et uus loominguline kollektiiv, et seda ma enne siis ei teadnud, kui oli see täitsa jutt, et nüüd tuleme sulle jutustama siia. Ja mõtlesin, davai, tulge, et väga äge. Aga iseenesest, mis on siis plaanid, mis on sellised sihid Supervaiksega? No praegu on plaan see album valmis salvestada, tahaks sellega sügisel või talvel või kuskil seal välja anda. Et ehk õnnestub ka mõne plaadifirma alla ennast kuidagi saada. Ja võimalikult palju kontserte, põhimõtteliselt see 2026 on see käima tõmbamisaasta, kus me üritame rongi liikuma saada. Et praegu tundub, et asjad nagu liiguvad, et Romet on väga head tööd teinud, teised poisid ka. Ja ma siin tegelen tegelikult ka juba järgmiste albumite materjaliga vaikselt. Üsna rahutu loominguline hing olen, et ma ei saa kuidagi ilma. Et see, kus sellest vaimsest tervisest rääkides, ma arvan, et mul see vaimne tervis on ka kuidagi seotud selle loomingulise olemisega. Et võimalik, et selle plaadi nimeks tuleb väljapääs. Ja see väljapääs ei ole selles väga sünges mõttes, vaid et looming on minu jaoks nagu väljapääs. Et mul on näiteks mingit frustratsiooni või mis iganes tundeid või head või halba. Siis ma saan seda kanaldada muusikasse või sõnadesse või kuhugi, et see on jah minu päästevest. Ma arvan, et see on väga paljudele inspiratsiooniks. Praegusel hetkel on tohutult palju sükest ärevust ja stressi. No seal on erinevad taustad, alustades sellest samast koroonajast, lõpetades kriisidega, mis meil praegu maailmas toimuvad, eks ju. Ja üldfoon on selline stressirikas ja ärev. Et selles mõttes on nii kiht, kui keegi ütleb, et ma olen leidnud endal läbi loomingulise väljenduse sükse nagu maandusvariandi on, et võib-olla tänu sinu sõnadele leiab keegi veel selle endas üles, on ju. Väga võimalik ja eks see nõuab lihtsalt pühendumust ja sellist, et see niisama kuidagi ei tule, aga ei pea tingimata väga keeruliselt oma loomingut tegema, et võib ka midagi väga lihtsalt luua, et muusika loomine pigem on keeruline. Oleneb, mis muusikat sa teed, et kui ma teen suurt sükest raadio või pop-produktsiooni, et siis on meeletu tööd, et see asi kuidagi kõlama saada ja kõik need kihid kuidagi omavahel tööle saada, aga sa võid teha ka ambient muusikat või mingisugust hip-hop tausta või midagi, mis ei nõua nii palju aega, et sa saad teha võib-olla iga päev uue loo või midagi, et või lihtsalt klaverimuusikat kuidagi. Aga soovitan küll jah, et see loomisrõõm ja loomisvõime on midagi mis on inimestele antud ja see on midagi erilist, ma pakun, et miks ikka niisama kuidagi passida, et midagi ette võtta. Kui see loominguline plokk ees oli ja sellest ikkagi nagu teose sündis, siis sul tundub, et nagu on kogu aeg see kanal lahti, et seda inspiratsiooni on. Pigem küll jah, et ma täna olin vanematele külas, kuna ma käisin Tallinnas seal Kanal 2 ja erinevates kohtades intervjuusi andmas. Siis ma olin vanematele külas, neil oli seal klaver ja siis mul oli natuke aega enne äraminekut, siis ma jõudsin juba mingeid uusi akorde seal üksteise otsa panna, et ma olen selle üle väga tänulik, et see kanal kuidagi nüüd jookseb, et lihtsalt peab vaatama, et kuidagi ennast kinni ei mõtle võib-olla, et üle ei mõtle. Et saaks selle kohe nagu ära suunata nii-öelda. Jah, või et kui panna endale mingisugune halb pinge peale, siis võib kokku joosta, et ma ei tea, lasta pigem jookseb kuidagi sujuvalt, et ma kujutan ette jah, et kui on see nagu peas vasardamas, et ma pean tegema muusikat sellepärast, et album välja anda, siis tuleb see pinge juba peale, on ju? Jaa, aga õnneks mul on see enamus tööd on tehtud, et need lood on tegelikult olemas, lihtsalt on vaja ära lõpetada, et halb oleks siis, kui mul praegu oleks 1-2 lugu või midagi nagu ja siis mingi okei, nüüd meil on päris hea minek on sees, aga hakkame nüüd lugusid kirjutama, et seda õnneks ei ole. Ja on ka lugusid aastate tagant, mis olid väga potentsiaalsed, aga neid ühel või teisel põhjusel ei kuidagi andnud välja, et Aga tihti on see, kui võtad kätte enda aastate taguse loomingu, siis see tundub tänapäeval nagu hoopis midagi muud, räägib hoopis teist keelt nagu ka iseendaga. Kuidas sul sellega lood on? Jaa, oleneb kui head need lood või kvaliteet neil on ja tihtipeale mulle tundub, et parim looming on ajatu, et vahet pole, mille seda välja annad, et ta püsib kuidagi värske või püsib oma mingis elemendis, et jah, üldiselt ma ei tea, mul neid lugusid on nii palju tehtud, et
keegi ei jõua neid kunagi läbi kuulata, ma arvan, et aga eks ma püüan omad valikud teha ja suunata praegu siia supervaiksesse, et kas sul on enne ka mõni selline loominguline kollektiiv olnud? Ja nüüd bänd oli ennegi, aga esimene, mis välja tuli, oli Animal Drama, siis tuli Like a Virgin, siis tuli Nimmerschmidt ja nüüd peale Nimmerschmidti meil oligi selline filmimuusika või instrumentaalmuusika periood. Mul sai kuidagi siiber või midagi sellest vokaalmuusikast ja üldse bändilust. Aga nüüd on isu tagasi tulnud, et väga hea tunne on. Kuidas sina jõudsid bändi tegemise juurde, selle kõige esimese bändi juurde? Mismoodi see teekond algas? Animal Drama tekkis seal Eino Elleri koolis Tartus, kui ma õppisin pop jazz laulmist. Liisi Koiksin hääl kusjuures, väga tore õpetaja oli, tervitan teda, et kui ta juhuslikult peaks kuulma. Tollel oli mul ka siuke keerulisem periood ja siis mul oli vaja seda mingit halba soont kuidagi suunata sinna muusikasse. Mitte, et see muusika tingimata oleks siuke hull hala või hull siuke emo värk, aga pigem ikka optimistlik ja ilusat. Et isegi siis, kui tunne on nagu suudad sa sellest võluda välja hea muusika? Ma pigem tahaks, et siis see pakub mulle rõõmu ja ma arvan, et see pakub teistele ka rõõmu, et ma ei usu, et keegi viitsiks väga kuulata, kuidas ma lihtsalt mingi halad. Halan selle, et kuidas see võimalik on? Selles mõttes, kuidas on võimalik anda heas energias asja välja, kui endal on nagu siuke kehva olla? No võib-olla sõnades või kuskil see ikkagi kangastub, see kurbus väsi, aga ma ei tea, mul oli üsna kena lapsepõlve ja ma ei tea, kas see on kuidagi seotud. Aga ma olen üsna optimistlik ikkagi üldiselt inimesena, et usun ilusse ja ma ei tea, headesse asjadesse, et aga kas kõikidel nendel kollektiividel, kus sa oled siis olnud seotud, oled sa siis ka see loominguline pool olnud? Põhiliselt küll, jah. Like a Virginis oli veel Andero Nimmer ja Indrek Kups, kes ka lõid seal muusikat, et salvestasid seda. Aga teistes, enam ei olnud, jah. Nimmerschmidtis meil oli siuke duo, et me tegime suht 2 peale. Animal Dramas ka mõned lood tegi näiteks Argo Valls, kes ka kuulus sinna, ja Liis Ring võib-olla ka. Aga põhiliselt ma olen jah, olnud see loominguline vedur, et ja nüüd siis, kui supervaikse pool mõtlesid, et nüüd läheb käima, võtsid Rometiga kontakti ja põhimõtteliselt on sul kõik juba mitme plaadi jagu materjali valmis, et vaja lihtsalt nagu ära vormistada see? Pigem küll, jah. Mul tuleb kogu aeg neid lugusid juurde ka, et see on pidev siuke, ma ei tea, centrifuug mingitest ideedest ja asjadest, et selles mõttes pole nagu häda ja et kui sul pea nii palju genereerib, kunas sa üldse puhkad? Sest et siis sul polegi üldse mingit puhkemomenti. Eks ma suudan ennast ümber lülitada kuidagi, et mul mingi aeg tagasi oli küll, aastaid tagasi oli see, et ma üritasin magama minna ja siis mul ikka mingid akordi järgnevused jooksid peas või et praegu ma suudan kuidagi ennast niimoodi switchida. Mis see tähendab, sa ütlesid, et äkki saab mõne plaadifirma alla, mida see tähendab, kui sa räägid inimesele, kes nagu tõesti ei tea sellest maailmas mitte midagi? Et on olemas sellised ühingud siin Eestis ja ka mujal maailmas, kes võtavad erinevad artiste endale, kes nad tegelevad nende artistide reklaamimise ja võib-olla plaatide väljaandmisega või rahastamisega või kuidas iganes, et sellised korporatsioonid, kas see on õige sõnaga. Aga teatud sorti nagu firmad, et võib-olla bänd ise ei jõua tegeleda kõige selle reklaami ja asjadega, või asja ajamisega. Mingis mõttes see Romet tegelikult tegeleb meil sellega praegu, et või suures mõttes isegi võtta, aga jah, et eks paistab, meil on siin mõned mõtted on üleval, aga ma praegu midagi välja pakkuma äkki, et no ära paku veel, siis kui asi kindel on, siis võime sellel teemal rääkida. Yeah. Aga neid on kui palju nagu Eestis või kas pigem on see nagu vahet, kas see on Eesti oma või välismaa oma? No ma ei tea, me teeme siin eestikeelset muusikat, et see minu jaoks hästi oluline teha eesti keeles just, sest inglise keeles tundub minu jaoks natuke nonsense nagu muusikat teha, kui ma olen eestlane või ma tahan olla loominguline, tahan ennast väljendada, siis ma teen seda selles keeles, milles ma nagu olen. Ja see aitab ka natukene seda Eesti kultuuri nagu võib-olla elus hoida, et pigem nagu ikkagi tahaks siis nagu ma aru saan ikkagi Eesti plaadifirma alla saada nii-öelda. Pigem küll jah, et ma ajab siin Eesti asja, et mul ei ole mingisugust erilist plaani kuhugi välismaale hakata valutama minema, et tead, need plaanid võivad tulla üleöö ja või täitsa ka eesti keelega võib minna vallutama, miks olen kuulnud jah, mis on kusjuures väga üllatav, heas mõttes üllatav, et väljamaalastele tihtipeale tundub see suht nagu eksootiline või kuidagi,
et see on väga positiivne. Seda ingliskeelset mussi on nagunii üle maailma igal pool, et. Aga siis rääkides veel sellest ütleme teekonnast plaadifirmaga koostöös, et kui suur nagu eeltöö teil peab nagu enne selleks nagu tehtud olema, et mingid demod, asjad või kuidas see nagu käib? Demod tegelikult ongi praegu ringi liikunud erinevate ürituste korraldajate vahel ja plaadifirmade vahel. Okay. Et sealt üldse ongi tekkinud mingisugused mõttelõngad või asjad, et või ka näiteks Võnke festival, kus me esineme suvel 31. juuli peaks olema see 8:30 õhtul B-laval. Et me saime selle pakkumise juba niimoodi, et meil pole ühtegi luugi väljas, meil pole isegi avalikuks tulnud, et see oli Romet tegi järjekordselt väga head tööd. Selle sama demo põhjal siis nagu jah? Mitte ainult see päikese käes, aga seal oli põhimõtteliselt enamik sellest albumi materjalist võib-olla oli nagu demona olemas, et selles mõttes oli nagu aimu saada, et mis muusika või kuidas me nagu oleme, et. Aga esimene esinemine siis, kunas teil on planeeritud? Esimene kontsert tuleb meil 16. mai kultuuriklubis Tempel, kus me soovendame Smilersit. Esimene kontsert. Yeah. On seal nagu vahet ka selles mõttes, et sul oli need esimesi kontserte ka teistega nagu olnud, eks ju, et kas seal on nagu vahet ka, et kui see on nagu selle sama bändi nagu esimene kontsert või ei ole seal mingit vahet? No, minu jaoks on see vahe, et ma pole 10 aastat peaaegu laval käinud, et see on ikkagi väga värske olukord minu jaoks, et okay. Praegu me siin teeme kõvasti proovi, et saada kuidagi minema, et ootan huviga. Ja võib-olla natukene sellist hirmu on ka, aga see võib-olla ongi vajalik kerge põnevus, et. No see peab olema, muidu läheks nagu mütsiga lööma ja siis ei tule tavaliselt head nahka. Jah, et ootan väga, et ja see on mingid muid pakkumisi on ka juba tulnud kontsertidele, aga need pole veel päris ära kinnitatud, et. Aga päris kähku ju, selles mõttes, kui Romet kirjutas mulle siin vist nüüd hiljem nädal, et 30. aprill teil tuli päikese käes välja ja juba nagu nii palju pakkumisi, juba kinnitatud kontserdid, et see on nagu väga kähku käinud ju. Jah, see on minu jaoks ka üsna nagu, ma ei tea, heas mõttes veider, et okay. Väga tore. Eks ma püüan nii palju teha enda poolt kui võimalik, et seda asja liikumas hoida, et. See ongi see, kui kõigil on sama suund ja siht silmes, ega siis asjad nagu lähevadki, kui te olete kõik ühes energias nii-öelda piltlikult öeldes. Yeah. Et siis on kerge seda käigus hoida. Ja praegu on kõik väga värske ja kõigil on see hurraa on väga, väga suur tundub, et. Kas seda hurraad on võimalik nagu hoida ka või? Ma mõtlen, et nagu on jah? Peab kuidagi lihtsalt kenasti läbi saama ja üksteist kuidagi inspireerima võib-olla, et olema inspiratsiooniks üksteisele, et. Ja ma püüan võimalikult häid laule kirjutada, püüan teha seekord see ring niimoodi, et need ei ole väga keerulised need lood tingimata. Kas sa kipud kiirutama siis keerulisemaid laule või? Mul oli vanasti oli selline harjumus, et ma kirjutasin mingisugust abstraktset tšikibrikit, et selle kunsti tasandil võib olla huvitav, aga kui inimene ei saa aru, vaata, millest ma nagu jahun või midagi, et siis see ei kanna oma rolli. Ma kujutan nüüd proov ette. See võis päris pingeline olla. Suht crazy, aga praegu ma üritan laulda asjadest, mis on kõigile arusaadav, et selges eesti keeles. Aga mul tundub, et see abstraktism peab kogu ära käima. Jaa, võib-olla ta on siiamaani alles kuidagi, aga ta lihtsalt on kuskil teisel levelil, et see abstraktsioon tuli tegelikult näiteks Beatlitest või sellisest bändist nagu Beatlitest, kellel oli selline lugu nagu I'm the Walrus, et ma olen morsk ja sellel oli selline sõnade kokteil oli sinna kokku keeratud ja see hullult meeldis mulle, et mingi võlu oli seal nagu olemas ja üldse Beatlid ja selline asi mind väga käima tõmmanud mingitel hetkedel, et loominguliselt. Mingid artistid on sellised, et kui ma vaatan nende videosi või mingi DVDs või dokumentaale või kuulen plaati, et mul tekib kohe tunne, nagu ma tahaks kirjutada muusikat, et. Mis on ka äge, et põhimõtteliselt kui peaks mingi plokk ette tulema, siis nagu teab, mida nagu käima panna televiisorist nii-öelda või YouTube'is. See on ka alati nii öelda, et tasub kuulata uut muusikat või nagu, et kunagi ei tea, kust, mis asi võib kuidagi selle sädeme anda, et. No Beatleid sa juba mainisid, et kes on veel olnud need, kes on sind kuidagi inspireerinud või mõjutanud? Neid on palju või? Muusikal üldiselt võib-olla, et ma just mõtlesin ka enne, kui ma siia liikusin, et ma kuulen väga erinevat, et ma tihtipeale kuulen ka hip-hopi näiteks ja trip-hopi. Mis asi? Trip-hop,
Trip-hop. See on põhimõtteliselt nii, et hip-hop liikus Ameerikast Inglismaale kuskil seal 80 lõpus, 90 alguses. Ja siis trip-hop oli natukene aeglasem ja sellisem atmosfäärilisem vastus põhimõtteliselt hip-hopile. Et ansamblid nagu Massive Attack ja Portishead ja Tricky võib-olla, seda on suht palju, et seda žanrit konkreetselt Eestis väga palju pole tehtud. Ma olen siit-sealt kuulnud, aga hästi äge, tasub kuulata. Ma isegi seda sõna ei teadnud ja küll ma võib-olla neid kollektiivide nimest olen kuulnud, võib-olla loomingut ka, aga trip-hopi ma kuulsin küll täitsa esimest korda. Jah, põhimõtteliselt võiks nagu, ta oleks nagu art-hop või midagi, aga ta on hoopis trip-hop, see alguseselt Bristoli linnast Inglismaal. Ühesõnaga muusika üldiselt on sind nagu siis nagu inspireerinud. Jaa, ma vahest kuulen näiteks Kraftwerki või midagi, väga meeldib või mingit klaverimuusikat ja ambienti, et minu jaoks žanritel no, piire ei ole, et kõike saab teha hästi, et erinevad žanrid on nagu võib-olla erinevad värvid minu jaoks, et. Ja pillidest mängid sa ise? No kitarri ja klahvpille ja laulan ja mängin võib-olla basskitarri ja produtseerin seal klahve ja kitarre mängin tavaliselt, et laulan üsna palju, et. Aga kuidas sa tee pillideni leidsid, et see ei tulnud ju bändiga, see pidi juba enne olema? Ja mu vanemad panid kunagi mind laste muusikooli, siis kui ma olin 12-aastane, sest mu õde läks sinna õppima enne mind ja siis nad ostsid talle süntesaatori ja siis ma hakkasin sealt kõige kõrvalt hakkasin kuidagi mingid lugusid või mingid meloodiad hakkasin kõrva järgi maha võtma ja siis nad võtsid, et okei, et sul on mingisugune kuulmine või asi, et võib-olla peaks ka minema. Sul on potentsiaali. Ma mäletan, ma võtsin mingisuguse Eurovisiooni selle meloodia umbes maha või midagi sellist, et erinevaid asju ja siis algul mulle ei meeldinud seal käia, nii pea kui ma avastasin, et ma saan ise muusikat kirjutada, siis toimus mingisugune plahvatus. Siis mõtlengi, et aeg-ajalt eriti nagu nooremas eas poisslastele ei meeldi sellised muusikakoolid nii-öelda, et siis peab jah mingi plahvatus käima selleks, et see neile meeldima hakkaks. No minu puhul see oli nii, et. Mäletad sa enda esimesi loomingulisi teoseid ka või vist küll? Mul on kusjuures siiamaani alles ka kuskil kette peal, et ma kirjutasin tollal niimoodi, et ma kirjutasin koolis sõnu tunni ajal, sest ma koolitööd muidugi teinud kaasa, kirjutasin hästi mitme erineva laulu sõnad, olid väga halvad. Ja siis ma läksin koju ja ma tegin selle esimese albumi vist 2 või 3 päevaga umbes peale kooli. Enne kui vanemad koju jõudsid, siis arvutiga selle hästi odava mikrofoniga, mis suris ja särises. Et selle albumi nimi oli, ma mäletan, Days Live with Nothing. Et tollal ma veel laulsin inglise keeles ka, et see eesti keele peale üleminek toimus hiljem, et. Kui vana sa olid siis selle esimene? Siis ma olin umbes 14 äkki või kuskil. Ja mis su vanemad siis arvasid sellest? Ma ei mäleta ausalt öeldes. Nad ei olnud algul selles mõttes selle loomingule väga rõõmsad, see ei olnud väga hea selles mõttes, aga ma ei tea, võiks tore olla ikka ju, et laps tegeleb loomingulisse tegevusel. Aga neil on aja jooksul hakanud rohkem meeldima, et siis, kui sa hakkasid eesti keeles laulma, jah? Ma ei tea, kas on see selle pärast, aga jah, kuskil 2009 või 2010, siis kui Vaiko Eplik andis oma esimese sooloplaate välja, siis ma hakkasin ka mõtlema, et võib-olla peaks ka eesti keeles tegema, et. Aga praegu, kui sa kuulad enda esimesi, sa ju ütled, et ma ei tea, kehvad sõnad ja mis iganes või kehva salvestusmaterjali nii edasi on ju, või aparatuur nii-öelda, aga tegelikult on see ju äge, kui sa mõtled nagu 14, see on nagu kosmos ju. Kosmos ja mul ei ole kuidagi häbi ka sellepärast, et ma olen nii palju arenenud vahepeal, et ma ei tunne kuidagi piinlikkust nende pärast, et olid omal ajal omas kohas, et kuskilt pidi alguse saama kõik see, et. Hästi huvitav, et sa tõid selle välja, et nad ei tunne häbiga, tegelikult ei peaks üldse tundma, on ju. Aga samas osad artistid ikkagi kuidagi nagu väljendavad, et on mingi aeg nende elust, kui nad vaatavad tagasi mingi loomingu peale nii-öelda, et siis mõnda asja võib-olla isegi ei taha kuulata, on ju. Jah, mul on ka sellist loomingut. Ikkagi on või? Miks? Kus see tuleb? Ma ei tea, võib-olla mingil ajal ei saanud neid bändi lugusid, mis iganes ma tol ajal tegin, ei saanud kõige paremini vormistatud, et võib-olla mul oli sellega tarvitamiste ja asjadega oli probleem mingi vahe, et siis on väga keeruline, kui sa oled mingisuguse liti all pidevalt kuidagi ennast kehtestada või
selles mõttes ma püüan praegu väga teises suunas liikuda. Aga kui tänapäeval kätte võtta see looming, mis on kunagi tehtud, noh, mitte nii hea hästi on ju, aga nüüd nagu talle tänapäevane kuidagi sisuvorming, sõnastus anda mõne üksiku sõna vahetamisega, kas see siis ka ei töötaks või? Mul neid lugusid on päris paljusid nii Nimmerschmidtist kui Animal Dramast, mis jäid välja andmata omal ajal ja kust tuleks teha võib-olla minimaalseid muudatusi ja põhimõtteliselt võiks minna raadiosse või kuhugi, et selline tagavara on kohe võtta, see on hästi mugav jällegi, et. Teisipidi see on nagu kihvt ju selles mõttes, et isegi siis, kui seal laulus on käinud läbi mingisugune, ma ei tea, sisemine tohuvapohu on ju, siis see on ikkagi olnud ju mingil hetkel sinu peegeldus. Jaa, et see ei ole nagu mitte kuskilt tulnud, et vähemalt kuskil oli see alguspunkt ja ma ei tea, see frustratsioon või mis sõna kasutada, et see sai sinna kuhugi pandud ja sellest sai midagi toredat, et selles mõttes, ma ei tea, see on ainult positiivne, et ma arvan. Sa oled täna päris palju nagu välja toonud seda, et on olnud nagu raskusi ja mitte nagu kõige paremad suhted tarvitamisega ja nii edasi on ju. Mis hetkel sul see otsus tuli või see teadmine, et stopp, nii ei saa, et ma tahan teisipidi liikuda? Need on erinevaid hetki on olnud, võib-olla erinevaid selliseid kainemaid perioode ja ma ei tea, ma lihtsalt ei suuda eksisteerida kõige paremini nii inimesena kui ka muusikuna, et kui mul pidevalt mingisugune jutumärkides rock and roll on, et ma ei tea, ma tahaks ikkagi elada ja tahaks teistele ka rõõmu valmistada, endale rõõmu valmistada, tahaks, ma ei tea, oma potentsiaali kuidagi ära kasutada, et ei tasu kõike raisku lasta, et. Ja selle liiti all olles piltlikult öeldes on ju, siis on see asi ka natuke nagu, ütleme siis viimistlemise või vormistamise mõttes võib jääda pisut poolikuks. Jah, jääbki jah, võib jääda. No oleneb, kõik on nii tasakaalu küsimus, et tihtipeale ma olen avastanud, et kui ma ikkagi täiesti kainega olen ja näiteks võtsin ka vahepeal sigaretid maha, siis see ka ei mõju mulle paremini. Midagi peab olema kuskil, et püüdsin ja eelmine aasta siin väga tubli olla ja aasta lõpus jätsin ka sigaretid maha, aga siis lihtsalt sain aru, et midagi on puudu nagu, et ma kuidagi ei propageeri seda kui sellist, aga eks igaüks ise teab, mis ta nagu teeb, et ma püüan sinna kõrvale lihtsalt võib-olla liikuda võimalikult palju, teha trenni, et oleks ikkagi see tasakaal kuskil, et. Peab olema kõik tasakaalus, nagu sa tõid välja, sest et ühelt maalt, kui kõiki neid pahasid kogu aeg keelata, siis käib jälle plahvatus. Käib teistpidi ja klõps ära, et. Ei ole nagu mõistlik. Aga kui rääkida veel sellest esimesest kontsertist, et täna, kui meil on saade kuuldaval, on teisipäev ja kontsert on juba laupäeval 16 on ju. Et siis kas nüüd on juba see kava ka paigas, mis teil sellel õhtul nagu esitate või? Põhimõtteliselt küll jah. Et nüüd me saime seda kava läbi seal proovis, et või piltlikult öeldes, et mängime seda järjest läbi lihtsalt, et kõik lood oleks lihas mälus kuidagi või et tuleks loomulikult, et ei oleks liiga suge värisemine seal, et. On siuke asi võimalik üldse või? No kõik on väga kiiresti alanud siin, et väga tormiliselt kuidagi, et selles mõttes natuke hirmus on, aga võib-olla on see just hea, et saab selle asja kiiresti liikuma, et nüüd kuigi nagu seda ooteaega oli siin päris kõvasti, et me ootasime kevadet, et tulla välja selle bändiga. Aga kuna see paika siis sai, selles mõttes paika sai, et. See kava või see bänd? Bänd. Alles aasta algul minu meelest olid, kuskil viimased liikmed tulid, et. Aga mõte tekkis kuskil jah, selle eelmine august äkki 2025. Et sealt hästi palju erinevaid inimesi on käinud, potentsiaalseid liikmeid on käinud läbi, et lõpuks saime kuidagi need 5 inimest kokku ja kõik tundub praegu väga hästi, et. See on ikka jõhker, ma mõtlen selles mõttes, et nagu 5 inimesti täiesti erinevad natuurid, igal ühel oma elulugu, igal ühel oma nii-öelda energia on ju. Ja siis te peate hakkama koos looma niimoodi, et te nagu räägite sama helikeelt põhimõtteliselt. Jah. Et leida need inimesed veel praeguses vanuses nagu siin Pärnus on üsna keeruline lugu, et. Aga tundub, et käis väga lihtsasti. Pean Rometit tänama, nagu ma olen öelnud, et ma olen igavesti tänulik talle, et ta selle kõik on ette võtnud. Mis ma mõtlen, kui sa ütled, sa pole nii palju aastaid laval olnud, et see võib ikka, see isegi ütlesid ka, et see natuke nagu tekitab pinget, aga ma kujutan, et Moolika täiega keps väriseks all. Nagu päriselt. Jaa, no kõik on suuresti ka peas kinni, et ma mingid asjad olen välja mõelnud oma peas, et kuidas seda kõike võtta.
Püüan mitte üle mõelda ja lihtsalt teha tööd kõige nimel, et. Aga esimene album, kunas see välja tuleb, tuleta mulle meelde, oli sellest meil juttu ka juba? Võib-olla tuleb aasta lõpus millalgi, seda on raske lubada, kõik võtab nii palju aega. Öeldakse, et Pärnus on nagu stuudiotega nagu mitte kõige paremad lood, ma ei tea, kui palju on stuudioid Pärnus, kus salvestada? Ma ei ole täpselt kursis kõikide kohtadega, ma tean, et Neat Beat stuudio on Wunderbaari kõrval, kus Erko Niit ajab asju. Aga minu puhul on see, et ma salvestan kodus, see on kõik kodus tehtud, siis ei ole otseselt vajadust. Ma ei ütle, et ma kunagi võib-olla ei lähe stuudiosse uuesti, aga ma saan kodus kõik tehtud pingevabalt, kell ei tiksu seina peal, et või aeg ei tiksu, et ei ole sellist halba pinget võib-olla peal. Aga vaata, võib-olla kui on vaja trummi salvestada või midagi, siis me läheme kuhugi stuudiosse ka, et. Kuidas see käib, kas iga instrument käib nagu eraldi siis või mismoodi see nagu käib? Üldiselt mina salvestan ühe kaupa, et ma salvestan mingid akordid võib-olla kas klaveri või kitarriga. Võib-olla programmeerin sinna mingisuguse trummi või rütmi alla, siis ma mängin bassi, siis mängin võib-olla mingeid muid klavpille, siis ma laulan võib-olla mängin mingisuguseid perkussioone, ma ei tea, tamburiine, neid shakereid või asju. Võib-olla siis laulan taustavakaale, mida iganes, mis tarvis on. Mul on igasugused analoogsüntesaatoreid ka, mis on väga toredad, mis on eraldi kosmos, eraldi maailm veel. Okei, aga samal ajal seda nüüd filmimuusikat ei kutsu seda tegema? See ei ole kuhugi kadunud, aga lihtsalt praegu mul läheb rõhk sellise bändimuusika ja lüürilise muusika peale. Mõistlik on hoida seda fookust paigas, muidu kui läheb liiga laiali, siis lõpuks kõik kannatavad. Ja kindlasti, sest ma käin praegu ka koolis ja käin tööl ja tegelen oma lastega, käin trennis ja saan seda bändi asja veel, et kõik on väga palju. Aga nüüd siis tuletame meelde, et templisse laupäeval, mis kellast te peale lähete? Ma pakun, et kuskil oli see 9 paiku äkki vist, täpselt nüüd ei mäleta. Kuskil seal, kui see üritus hakkab, siis me umbes pool tundi mängime, 7-8 lugu. Ja kuidas see siis sündis niimoodi, et te Smilersit soojendama sattusite? Minu meelest Andres Tölp pakkus selle välja meile, et oli just kuulnud, et me olime avalikuks tulnud ja kuidagi niimoodi ja siis pakkus meile välja selle võimaluse. Tundub, et Sallarile vist ka sobis, Sallarile sobis see plaan, et. Ja need laulud, mida te esitate, no Päikese käest, saab juba kuulata, ma nägin YouTube'is klippi, et kuidas teiste lauludega lood on, kuidas neid praegu kuulata saab? Et järgmine lugu tulebki peale seda Smilersi kontserdi ja siis me püüame üsna järjepidevalt neid lugusid välja anda, et hoida inimesi kuidagi konksu otsas või hoida seda tähelepanu üleval. Mis järgmise loo nimi on? Järgmine lugu on Sind iial ei tea. Super vaikne Sind iial ei tea. See läheb ka veits kokku kuidagi nagu 2 sõna, et või nimi ja siis selle bändi nimi ja loo nimi, et. Sissejuhatus on väga äge igatahes teile, mis on juba praegu tehtud super vaiksele, nii et jääme siis ootama seda aasta lõppu, et näha, kuidas albumiga ja siis plaadifirmadega koostöö läinud on. Väga äge igatahes ja lahed see aja leidsid. Ei olegi muud kui, et super vaikselt edasi. Ja. Ja jõudu teile! Suur aitäh!